videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi, mis asi on lõunatund Nõmme raadios ja siin me oleme teie sealpool, meie siinpool ja niimoodi see elukene kulgeb. Kõigepealt muidugi olge tänatud kõik, kes te meid toetate. Ilma teieta ei istuks me siin isegi herr doktoriga vastamisi täna, vaid istuksime aga võib-olla kuskil mujal, nii et olge tuhandest tänatud. Ja kui nüüd tasakene edasi minna, siis nagu sai märgitud, on täna stuudios ei keegi muu kui herr doktor Viktor Vassiljev ja noh, ei ole midagi parata, täna istume vastamisi, sest tehnikaga on nagu ta on ja tehnika on targem kui meie, eriti kui ma loen mõningaid kommentaare. Tehnika on palju targem, ta on kohe loovisiksus mõne tegelase kõrval. Aga herr doktor Viktor, jah. Nüüd võtaks ette lihtsa küsimuse. Oi, lihtsad küsimused on kõige raskemad, aga tere minu poolt ka, et ma ka nägin suure imestusega, et me mõlemad sinuga mahume ühe ekraani peale, ühesse kaamerasse ja tegelikult me oleme tagasihoidlikud inimesed. Tavaliselt mehed on nii suured, et kahekesi ühele ekraanile ei mahugi. Meie mahume. No, me oleme alla võtnud. Mina ei ole. Ma ei saa alla võtta, kui mina võtan alla, ma saan otsa ju. No siis oleks jah siin ainult pintsak ja hääl võib-olla. Aga heakene küll. Mängime täna sihukest reibast ja rõõmsat mängu nagu presidendi valimine. Kogu see protseduur oma kummalisusega ja hakkame mängima ka sellest sissejuhatava sõnavõtu sa võid muidugi teha. Miks peaks Eesti, huvitav, kes kurat see on, valima presidendiks doktor Viktor Vassiljevi? Ja peab sellepärast, et rahvas nõuab. Ja minu jaoks ei oleks mitte mingit probleemi, kui nüüd palju see oli 1000 inimest, kes peab mingi allkirja andma, mingile paberit mul on ja siis võib minu kandidatuuri välja käia ja siis mul on võimalus paar korda uudistes käia, midagi pläkutada, eks ole, ja siis pärast lavalt ära kaduda. Nii nagu praegu teeb üks, teine, kolmas kandidaat, keda siin käiakse rahvale välja, et näed väga võimalik, see on ja võib-olla ja siis on keegi proua õiguskantsler, eks ole, kes pole üldse ütlenudki, et ta tahaks nagu oleks nõus kandideerima, aga tema kandidatuuri arutaks kõige rohkem, aga ma olen presidendi valimisi ennegi näinud, et kõigepealt vigade parandus, mina ei hakka ennast mitte kuskile toppima, aitäh, mul pole vaja, aga ma juba toppisin. Kurat, see ei olnud nali ka. Siit nali ütleme nii. Aga jah, tavaliselt võt see aeg, mingisugune paar kuud enne presidendi valimisi hakataksegi välja käima igasuguseid imelikke inimesi, kellest mitte keegi reaalne kandidaat mitte kunagi ei ole. Et värk on lihtsalt selles, et rahvas ei peiliks välja, kes on see õige, kes on õige, ei tea mitte keegi, vaid arutaks mingisuguseid muid tegelasi, et anname rahvale tsirkust. Hans Luik ütles aastat 15 või enam tagasi, et ajakirjandus ehk meedia peab muutuma meelelahutuslikuks ja nüüd on, paneme sassi, paneme Jussi, paneme Mari, paneme Pille ja äkki on keegi neist nii silmatorkav, et inimesed hakkavad kommenteerima, õiendama, targutama, sõimama, et nad jaguneksid ja meie saaksime valitseda. Tead, see reeglina ikkagi 2 kuud enne presidendi valimisi mingit reaalset kandidaati välja ei käida ja viimati, kui riigipea ametlik kandidaat käidi välja juba aasta enne valimisi, siis see oli Leonid Iljitš Brežnev.
nii et meil on demokraatia ja mitte keegi ei tea, kes valitakse. Ma ei räägi praegu valimiste protseduurist kui sellisest, ta on keeruline, ta on segane, ta on hull, aga nii nagu meie valimised ikka, nagu näiteks kohalikud valimised, kus töötab Dhonti koefitsient, ma pole siiamaani aru saanud, mis on, aga segane värk, nii et mitte keegi aru ei saa, mitte keegi ei tea mitte midagi, aga kui keegigi midagigi teab, ma ütlen, kes see on. Et ärge nüüd kellelegi ütelge. Ameerika saatkond. Ameerika suursaadik, tema vähemalt ta teab, keda ta tahaks presidendina näha. Või mitte teie, mitte tema, vaid White House, Valge Maja. Milleks on üldse Ameerika saatkond mingisuguses üksikult võetud väikses riigis? Selleks, et protsessidel vähemalt pilku peal hoida ja võimalusel suunatadki siia-sinna. Siuke on see banaania reegel. Ja mina mäletan hästi, kui minul oli võimalus istuda Estonias ja osaleda protsessis, eks ole. Aga mina vaatasin rõdu peale, kus istus Ameerika suursaadik. Väga huvitav oli näha, et tal olid omad turvad kaasas, eks ole, aga iste tema kõrval oli vaba, kuigi kõik rõdusaal, kõik on puu püsti täis, vaba tool oli. Ja sinna toolile vahetevahel ilmus kas ühe või teise või kolmanda erakonna esimees. Ja siis käis niimoodi soss, erakonna esimees siis kummardus, sõrmust küll ei suudnud avalikult, eks ole, aga saanud instruktsioonid kõndis minema. Ja tead, läks valesti. Ja läks jumalast valesti. Tõmmati välja nagu mustkunstnik kübarast küüliku, kes raputas jalgu ja täiesti vale otsus tehti. Nii et õnnetu suursaadik kuskil paari nädala või ma ei tea, kuu aja pärast, kuigi tema tähtaeg läbi ei olnud veel, aga ta kupatati Eestist minema reeglite järele. Ta peaks väiksest riigist pärast minema vähemalt 3 aastat. No korraliku riigi, kui mitte Hollandis, vähemalt Portugali, eks ole. Ei, tema läks Aafrikasse, kuskile tõelisse väiksesse banaanivabariiki staseerima. Ja, aga tead, sina oma õhukese inimese või kitsa või kaaluta selle teemaga tõid välja ühe mõttekäigu. Eestil ei ole olnud ühtegi tõsiselt paksu presidenti või on? No ma ei tea, mida selle mõtted, kui sa mõtled seda kearasva indeksit, eks ole. 32 vähemalt. Aga peab paks olema. Ei, aga ei ole olnud. No, kuule, palju teisi nii-öelda inimrühmi on praegu hõivamata, sest minu käest muuseas üsna hiljuti küsiti, et keda mina, see on mingi küsitlus, ja küsiti, et keda mina ennustan. Ma ei ole mingisugune Igor Mang, eks ole, ma ei ole ennustaja. Tuleks sealt midagi või? No nii, aga rahva vaenlane tahtis juba mikri maha võtta. Ei ole midagi, nüüd kõik kuulevad, keda mina ennustasin. Ja mina ütlesin, et sots on juba olnud, naisterahvas on olnud, nüüd tuleb kes? Neeger. Loogiline ju. No jah, sättumusest üksi oleks vähe. Sa tahad öelda, et see on paks neeger. No jah, vähemalt. Eestil on kombeks üks paks neeger korraga. Umbes niimoodi. Aga mida sina teeksid esimese asjana, kui sa saaksid? Ma tean, ma vastan selle kohe, mis ma teeksin. Ma kirjutaksin lahkumisavalduse. Ja, kas sa oled meie põhiseaduse 5. peatükki lugenud? Selle pealkiri on president. Aga see on ka 5. peatükk ka või? Jaa. Ma nüüd ajasin natuke segi selle tõe ja õiguse 5. käitega. 5. käidet pole keegi lugenud. Jah, ei, no loomulikult ma olen põhiseaduse läbi lugenud isegi mitu korda ja jõudnud ka kuni 3. paragrahvini. Aga mis seal täpselt kirjas, seda ka mina ei mäleta. No seal on kirjas konferentsieer omaduse. No aga kindlasti, aga seda me kõik ju teame, et tema ülesanne ongi, et teda veetakse suure pika autoga, eks ole, siia, sinna, kus ta peab mingi kõne, lõikab mingit linti, eks ole, kus mingi orkester puhub pasunat, eks ole, rahvas kõik platsutab ja kas ta aru saab kah alati, kus ta on, aga pole tähtis, sest president Eestis
Eesti on parlamentaarne vabariik, mitte presidentaarne nagu Ameerika Ühendriigid või Venemaa. Ei, parlamentaarne. Nii et presidendi ülesanne ta ongi esindusfunktsioon ja ta ongi tegelikult sümbol. Nii nagu korralikul riigil peab olema president, vappe, hümn, riigi piir peab olema. Ja ei no 2 tükki kõverad võib olla, peavadki olema kõverad, et üksteisele pihta ei saaks, eks ole. Ja unustatakse öelda, et veel üks asi peaks nii olema, rahvas. Jah, no rahvas. Kas ta peab olema? Ta segab ju. Minu meelest ka rahvas segab Eesti. Jah, just. Aga ikka, no jah, sa ütlesid juba ära, et sa võtaksid kätte ja kirjutaksid lahkumisavaldust. Ja loomulikult, sellepärast, et vaata, minu eesmärk ei ole mitte, mis ta valitakse 4-5 aastaks. Minu eesmärk ei ole see, et mina pensioniealine inimene peaks 5 aastat tegema ränka tööd. See on ränk töö, sellepärast hommikust õhtul sind veetakse kogu aeg kuskil ringi, mingid intervjuud, värgid, mingid lendamised lennuki ja siia, sinna. Ma ei taha seda tööd teha, aga ääretult hää on olla endine president. Endine president ei tee mitte mingisugust tööd, kui ta tahab. Läheb peab kuskil mingi kõneks, ta esineb, aga ta saab palka, mis on, ma nüüd täpselt ei mäleta, aga mingi suur osa istuva presidendi palgast. Tal on kontor, tal on auto, tal on auvalve või see valved, kes valvavad, et ta ära ei põgene. Ja ihukaitsjad, mitte ihuhoidjad. Tema abikaasa saab ka mingisugust raakest ja kõige parem amet on endise presidendi amet. Aga selle saab kätte ainult nii, et lased ennast valida presidendiks ja järgmine päev kirjutad lahkumisavalduse. No jah, eks muidugi pahandust ja virisemist sel teemal tuleb. Aga kui me vaatame, kellele peab president meeldima või presidendi kandidaate saada president. Ma ei ütleks Ameerika suursaanikule. No hea küll, see nüüd selleks, aga tema šašašašmestele, mitu neid on? Kuna kõigepealt esimene pool, see on Riigikogu, eks ole. Riigikogu ei puutu asjasse, Riigikogu teeb seda, mis öelda. Ja loomulikult, sellepärast, et enamus Riigikogu liikmeid, ma olen selles rollis ju 12 aastat istunud, tavaline Riigikogu liige, tema ei tea öelda ka mütsi, tal on paberi peale kirjutatud, et võt selle kandidaadi poolt vajutad rohelist nuppu. See on kõik, mis ta teeb. Ja tegelikult, kui vaadata president ja rahvas, siis... Rahvas ei vali presidenti, rahvas ei tea sest mitte midagi. Rahvas heal juhul, kui on õige aeg, keerab teleka lahti ja saab teada. Ja kusjuures kõik kui üks mees rõõmustavad. Nad ei teadnudki, et see on nende lemmik kandidaat ja kõik on õige, nad rõõmustavad. Hurraa! Rahvas lollike peab ennast ju Eestiks, aga Eesti on üks teine tegelane. Aga teada, võib olla rahvas on niivõrd tark, et ta tõepoolest saab aru, et ta on kõrgeim võimukandja, eks ole. Ja kui tal pandi nüüd keegi sinna ülesse presidendiks, siis selleks, et kinnitada oma kõrgema võimukandja rolli, rahvas rõõmustab. Just seda me tahtsime. Andke meile veel selliseid. No see on see sinu tavalise inimese teooria. Tavaline inimene ei ole kunagi üksi, tema ümber on tuhanded temasugused, ühesugused. Ja kui neile öelda, istu, nemad istuvad. Aga nii peabki sellepärast, et vaata, kui öeldakse kõigile nüüd istuge, sest muidu tuleb see mingi kombain, eks ole, ja lõikab need, kes on kõrgemad maha. No kes ei istu, nendega läheb pahasti. Öeldakse, et istu, siis tulebki istuda. Ja niimoodi, kui öeldakse, et maksa maksud ära ja maga rahulikult, targem ongi ära maksta. No refleksid, jälle see suur seltsimees akadeemik Pavlov. No jah. Aga koer teab väga hästi, et kui koridoris läheb pirn põlema, eks ole, siis tuleb Pavlov ja annab süüa. Koer mõtleb, ilmselt on Pavlovil refleks. No jah, teistpidi rahvas ju muidugi rehkendab selle järgi, et kui on kirjutatud alla hindlus, siis peab tormama. Tormama, jaa, muidugi see alla hindlus ongi lollikestele mõeldud. Et selleks, et oma nagu parema tähtaja küll, et on kaup kaale määrida ja sellest tuleb nüüd lahti saada. Alla hindlus ikka.
allahindlus, aga mina olen näinud mõnes poes ongi allahindlus 50% igast ajast igavesti õlivärviga maalitud vitriini klaasile. No midagi peab olema ka püsivat siin ilmas. Ja seal on kogu aeg järjekord uksedega ja kui naabripoes on sama hinnaga ei mingit allahindlust. Usk teeb inimesele au. Usk teeb inimesele au ja teeb au ja usk teeb inimesele au, inimene hakkab laulma, teised kuulavad, eks ole, ja ka usuvad. Igasugune usk on alati seotud lauludega, sellepärast et loosungi kordamine rütmis ja muusika järgi, see lülitab sisse veel teise ja kolmanda vastuvõtumehhanismi ja inimene omandab ideoloogiat paremini. Ja selle laulu teeb tuntuks meedia, kui seda ikka igal päev igast kanalist tuleb ja kui kirjutatakse, et see on hea, siis rahvas usub, mis talle öeldakse, sest tähtis on usk, sellest tuleb mõistus ja hiljem ka südametunnistus, nii et kui laulda, hakkame mehed minema. Ja kodu poole astuma, me hakkame mehed astuma kodu poole minema. No, kuidas keegi laulab? Jah, ja siis nad hakkavad. Vaata laul. Ausalt öeldes ma ei ole kunagi viitsinud ühtegi Eesti raadiojaama kuulata kell 6 hommikul või kell 12 öösel. Aga mul on see tunne, et raadioprogrammid ei jalga Eesti hümniga. No see võib olla tunne. Aga ma juhuslikult kuulasin hiljuti, sõitsin autoga tead mööda Peipsäärt ja mingi Sky Plus või mis mul oli seal kadus ära, eks ole, ja krutsin nuppu asemele tuli Radio Rossija. Ja ka see mängis hümni iga tunni tegelt, kui tuli päeva uudised, eks ole, täis kella ta-dam, hümn tuli. Mõtle muidugi mitte Eesti hümn, jah. No jälle huvitav, kostab küll. Mõide see Virumaa kant, see, mis Virumaast räägitakse, see, mida kirjutatakse, see, mida eksperdid analüüsivad ja uurivad. Tead, ma saadaks mõne eksperdi Virumaale. Enamus nendest ei ole üldse käidki ja kui satuvad, siis järsku imestavad, vau, et see on hoopis teistmoodi. Virumaa, jah, ta elab seal oma elu, seal on omad inimesed, nüüd on mingid suured skandaalid üleval nende sibulate grillitud liha, ma ei tea, mis asjadega, eks ole, ja on täielik ideoloogiline seadus, keegi ei tea, mis asjad on sibulad, söömatakse sibulaid. Sibulad, need on muuseas tegelikult seaduse kuulakad Eesti elanikud, kes elavad enamasti seal Peipsääres kasvatavad sibulaid, on seaduse kuulakad, maksavad maksusid Eestile ja on valdavas enamuses Eesti kodanikud ja juba 250 aastat järgi mööda. Nüüd juba 300 aastat on niimoodi. Nii et selles ei ole midagi halvustavat ega halva. Aga nüüd sõnataks kõiki sibulat. Peaksid hakkama patriootiliselt hoopis tsipuljadeks. Vaata, aga siis tegelikult see on terminoloogiline segadus, et mis on tibla, mis on sibul, eks ole, mis on venku ja nii edasi. Need on absoluutselt erinevad kategooriad. No eestlasid võib ka niimoodi jagada, eks ole, igasuguste sõimusõnade järgi. Ma tunnen küll, ma hakkasin nimetama. Mul oli ka see teema, hambus. Ja hambus oli ta selles mõttes, et näiteks kunagi oli mees, kes esines estraadil, nagu sel ajal öeldi, või tegi haltuurat või sisustas kolhoosi lõikuspidusid, Lembit Sibul. Siis oli ju Leida Sibul, kes laulis vägevasti, aga mida teha, kui on saal täis ja öeldakse ja nüüd tuleb Lembit Sibul, kas nüüd peab kõik see maskida sitaga loopima hakkama või? Jah, ei pea sitaga loopima hakkama. Ida-Virumaal elab väga mitmesugust rahvast ja enamus inimesi, kes räägivad seal kodus eesti keelt, kodus vene keelt ja nad räägivad tänaval ka aktsendiga eesti keelt, aga eesti keel on neil täiesti suus ja nad on eestimeelsed inimesed. Vaata, see eestimeelne on sama segane termin kui kremlimeelne. Kas neil on ka esitada oma eestimeelsuses mõningaid Toompea jutupunkte?
Nad ei mõtle selle peale, nemad elavad oma elu, eks ole, üritavad endal ja perel elu sees hoida, oma lapsed ja lapselapsed saadavad nad Eesti kooli, pärast ülikooli eesti keeles õppima, eks ole, 3. põlvkond räägib suurepäraselt eesti keelt. Aga samas on ka venemeelseid inimesi. Nemad elavad enamasti Narvas ja Kohtla-Järvel ja Kiviõlis kuskil seal, isegi mitte Kohtla-Järvel, Kiviõli ja Narva. Need on venemeelsed. No aga meil on ju usuvabadus, eks ole, tõekspidamiste vabadus, see on nende vabadus uskuda, mida nad usuvad, võivad käia Moskva patriarhaadi kirikus ja seda pidi risti ette lüüa, kui nendele meeldib, eks ole, kelle asi see on. Nii kaua, kuni nad ei kahjusta Eesti riiki, tänaval ei karju mingit võõrriigi huvides propagandat. No jah, aga see usuvabadus kui niškene, see on ju põhiseaduslik õigus. Ja samas, kui Eesti on suutnud nii kaua alles hoida Ida-Viru, praktiliselt Ida-Viruna, siis see, mis sa ütlesid, et nad õpivad ära eesti keele, lähevad Eesti koolidesse ja võib-olla ka kõrgkoolidesse, kas see ei ole viide, et ühel hetkel võib tulla nõiajaht, et meil on sisse imbunud meie kõrgkooli, sisse imbunud sibulad, tiblad. Ei tule, kujutad, et ei tule. Vaata, juba tänapäeval on olemas siuke trend, et näiteks ministeeriumid, kõneisikud, pressijuhid või kuidas neid nimetada, kõneinimesed. Nad ongi vene nimega, eks ole, ja räägib eesti keelt väga sorevat, aga väikese aktsendiga. Ja see on trend. See on trend ja läheb veel natuke aega ja hakatakse nendesse suhtuma samamoodi nagu afroameeriklastega Ameerikas. Jumala pärast! Sa teda vaadates ei tohi mõeldagi mingitest juurviljadest. Nii, ja mis siis juhtuma hakkab? Siis hakkabki juhtuma see, mis on kõige kuradim. Praegu oma helduse, heasoovilikkuse ja ma ei tea, integratsiooniga võetakse tööle need, kelle eesti keel on aktsendiga, kuigi praegu kurat võtaks, mul on siuke tunne, et mingi aktsent on igaühe küljes ja puht eesti nimega ajakirjanikud. Mitte ainult, et Andres Raid hoiab siin peast kinni, mina hoian ka. Ei, ajakirjanikud, need on komadega probleeme, jah. Aga vaata... Neil on juba tegumoega probleeme. Nad ei saa aru, kust lause algab, kust ta lõpeb ja mida siin vahel on mõtet öelda. Ja, aga siin me jõuame väga keerulise teema juurde, mis on eesti keel ja mis on keel üldse. Haridussüsteemi produkt. Ja, aga haridussüsteem, see on teatud ajajärgu kontseptsioon. Üks haridussüsteem oli nõukaajal, teine süsteem oli ülemineku ajal, nüüd on midagi 3. või 4. või 5. Nüüd, kui minnakse üle ainult eesti keelsele haridusele, see toob ka mingid oma korrektiivid sisse, siis tulevad õpetajad, kes eluaeg on õpetanud vene keeles, aga eesti keele eksami ära teinud, nad natukene väikese aktsendiga õpetavad. Ja nii et keel ongi dünaamiliselt muutub nähtus, ta muutub kogu aeg. Tammsaare keel, siis Juhan Viidingu keel, meie tänapäevane keel, TikToki keel, SMS-ide keel, täiesti erinevad keeled. Ja kuhu me paigutaksime siin haridussüsteemi? Haridussüsteem tegelikult ta teeb seda, mida ta peabki tegema. Tema ju sörgib tegeliku elu sabas. Elu muutub ja haridussüsteem muutub selle järele. Viktor Kullamees, kas valitsus sörgib praeguse süsteemi ees või saba? Ei, ta on kõrval. Absoluutselt midagi.
nojah, ta on kõrvaltvaataja ja kui mingisugune sitt sünnib, siis hakkab rääkima, mida oleks pidanud juba ammu tegema. Kuule, aga vaatame, mis on rahva tahtmine, mis on valitsuse tahtmine. Et võtame meditsiini, võtame maksunduse, võtame kaubanduse, eks ole. No, riigimaksud, rahvas vihkab maksuid, eks ole. Vabariigi valitsus armastab maksuid, ta tahab ju maksuid saada, eks ole. Meie ei taha teid maksta. Nii et võta ükskõik missugune ala valitsuse ja rahva tahtmisel on risti vastupidi. No valitsuse tahtmine on selleks, et teha korda haridus või meditsiin või ma ei tea, mis asi veel. Selleks tuleb ehitada suur betoonist maja ja käivitada Rail Baltic. Et tead, mis oli kunagi mingil rahval kokku saamisel, kokku tulekul, koosolekul, mis oli valimiseelne, kunagi väljast ammu, mind nagu ikka parteikaaslased pool vägisib edasid, eks ole, valid rahva ette, Viktor räägi nüüd, eks ole, ja mina siis hakkasin rahva käest küsima, et kuulge, et mida te tahaksid, mis on teie soovid, et hinnad langeksid, jaa, rahvas plaksutas ja et maksud oleksid väiksemad, jaa, rahvas plaksutaks, et arstiabi oleks ilma jääga, jaa, rahvas plaksutab, ma ütlesin, kas te tahate, et kõik Riigikogu ja valitsuse liikmed saavad sule sappa ja selle peale plaksutati kõige rohkem. Ja roona hvost nagu klassikud. Täpselt, parasiit ja roona hvost. Ja, aga hull ongi see, et tegelikult vaata, kuhu see kuradi rahvas selle oma tuhinas, oma kõrgeima võimu kandmise vaimustuses selle võimu siis viinud on. Kuhu rahvas on viinud? Rahvas ei ole viinud mitte kuidagi, mitte kedagi, mitte kuskile. Sest mida teeb rahvas? Meil on osalusdemokraatia, rahvas läheb valimispäeval, vanasti läks valimiskastide juurde, nüüd vist juba enamus istub ja midagi kompunib seal arvutites, täidab oma kodaniku kohuse, eks ole, ja siis vaata jemesta, sellega on sama nagu Eesti presidendi valimisega. Järsk on mingid imelikud inimesed Riigikogus ja otsustavad. Ja presidendi valimised isegi kui rahvas valiks presidendi, teeks ta pärast presidendi valimisi. Kes see on? Ja sellist presidenti me tahtsime. Ja Riigikogus, no seal vähemalt mingi 25 või 30% on nii-öelda stammkunded, nemad on seal istunud ja istuvad nii kaua, kuni saavad riiklikud matused. Aga üle 70% need on täiesti fantast kujud. Ma olen seda ise ka vaadanud ja imestanud ja seal on tõepoolest selliseid tegelasi, kes on tavalised inimesed. Üks nende hulgast on jälle tulnud. Jah, aga see ongi osalusdemokraatia, sellepärast, et rahval peab olema vaidlematu õigus valida see, kes neid esindaks. Tähendab, homod valivad homo, lollid valivad lolli, neegrid on meil vähe võitu, aga nemad valiksid neegrid. Ja siis me näeme ju, et see tulemus on, et seltskond ei saa, see valitud seltskond kohe kuidagi pidi esindada Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis kirja pandud eesmärk. Aga kelle jaoks tehti põhiseadus ja kelle jaoks kirjutati see preambul? Seda ma ise ka imestan juba sellest. Ja nüüd kujutan ette, et kui on olemas lambakarja, eks ole, ja keegi peab selle lambakarja juhtima üle rohurikaste põldude läbi seal imeliste paikade, eks ole, helesinise unistuse tapamaja poole. Kas see peab olema kõige targem lammas? Ei, see on karjane, see on inimene. Ja tema ütleb siis, et me olime sunnitud vastu võtma ebapopulaarse otsuse. Astuge. Ta ütleb mida iganes, sest ta on inimene, ta oskab välja mõelda, valetada seal mida iganes, aga ülejäänud ütleb mää ja muud kui lähevad. Ja eks see võimu põhiomadus ongi
seletada teistele ära, miks just nemad peavad kannatama. aga kujutad sa ette, mis toimub, kui on 1000 lammast ja igaüks nendest on isik, eks ole, igaühel on oma arvamus ja igaüks nõuab midagi oma, üks tahab minna ühele poole, teine teisele, kolmas kolmandale poole, see on täielik anarhia ja siis pole karjasel muud teha, kui tema võtab ja toob 2 tublit lambakoera. Amigos nõus. Kogu planeedi täis sai kokku lepitud, et E on MC ruudus, kuigi lõviosa neist ei tea üldse, mis see on. Kogu planeedi elanikkond suutis füüsika ja näiteks eksamil tähendada papre peale valguse kiiruse, mitte et igaüks uskus oma valguse kiirust. See on võimalik, sest muidu me oleksime terve planeedi täiega väljas surnud, poleks kedagi ravida ka enam. Aga see on mitte motiveeritud teadmine, vaid täiesti pime usk, sellepärast, et T võrdub MC ruut, mitte keegi, kes teavad, et T võrdub MC ruut, ei tea, mis on E, mis on M, mis on C ja mis üldse on mingisugune ruut. Selles on sul muidugi raudselt õigus ja vaevalt, et leidub ka meil professorit või akadeemikut, kes näiteks paneks üles kuulutuse, et ma ei mäleta, mis need kuupäevad on, aga ütleb, et sel laupäeval näitab professor see ja see Nõmme kultuurikeskusest, et E on MC ruudus. Näitab teile oma E-d. Kuule, tähendab, keegi seal kirikus, eks ole, kui ta näeb pommised koos teistega, et isa, kes elab taevast, ta ei mõtle selle peale, tal ei ole seda kujundit peas. Tal ei olegi vaja, tema usub ja usk on täpselt see ala, kuhu teadus ei ole veel tunginud või isegi vaata, et teadvus ei ole tunginud. Aga kui ta seisab mitte kirikuus, vaid kiriku ees suured platsil, eks ole, kus nüüd öeldakse, et et davai nüüd ja muuri saama. Kas ta mõtleb selle peale, mis ta laulab? Ei, oi ja jumal. Laulmine kõigele lisaks on täpselt see seisund, mille ajal inimene ei suudagi mõelda. Just sellepärast, et see... nii tore. See on esimene signaalsüsteem, eks ole, see on läbi selja aju. Vot just, ja sellepärast ongi meil ju see, et inimene mõtleb ajudega. Mitme ajuga? Ei, no siin võib öelda poolkerad ja suur. Ja see on ääretult ebaefektiivne, käib väga aeglaselt ja nõuab tohutult energiat. Ikka see õige refleks, et kui kõrvetatakse jalgest tõmbad ära, eks ole, millega saab isegi ilma peata konne hakkama, see on tunduvalt tõhusam. Jah. Aga no vaata ongi. Meil on väga palju selliseid, no mitte väga palju, meil on näiteks, kui on tähtpäev, siis kogunevad kutsutud ja seatud kõik kirikusse. Millisesse? Ma ei tea. Väga mitu tekke. Kirikuid on ka, ja Kaarli kirik on ääretult lugupeetud kirik. Aga mis nad Toomkirikusse? Ei, Toomkirikus toimuvad matused, riigi tegelaste matused. Ei, Kaarli kirikus ka. Kus neid ei maeta? Absoluutselt igal pool. Ja eks nad jäävad ju vanaks ka ja eks neid matuseid hakkab. Jah, eks neid korraldatakse isegi sünagoogis. Ma ei ole kindel. Vaat ma ei ole kindel, kas sünagoogis toimub. Hakkasin ka praegu sama asja peale mõtlema. Näed, aga Mošees, ei, mitte mingi kas Mošees toimub matuseid? Oled sa kedagi Mošees matnud? Ei toimu. Sellepärast, et vaata, sünagoog ja Mošee, nad ei ole mitte pühakojad selles mõttes nagu kristlik kirik. Seal ei ela ei Mooses, ei Muhammed, ei püha vaim, ega mitte keegi ei ela Mošees või sünagoogis, vaid seal käivad inimesed koos palvetamas. Ja nii palju kui me olen näinud, siis Mošees keeratakse väga täpselt palvevaibad ühes suunas ja see on muidugi
tohutu ühtekuuluvuse tunne, mis seal võib tekkida. Tead, mina olen jumala hallatu inimene, tead, ja olgu ta issand jumal või hallab ise, eks ole. Aga ma arvan, et mošee ukse tagant ei tohi sandaale varastada, sest see on ilmselt kõige suurem patt. See on tead, mošee ukse taga. Ma arvan, et see on niisugune küsimus, millest isegi ei räägita, ei mõelda. Ja, selle tõmbab resissöör maha, eks ole. Joo, seda muidu. Lõikab välja. Ja. Aga muuseas ma õiendan nüüd selle neegrite asi ära, et neegrid jumala pärast on neist vaatajaid, ongi 2 tükki neegrid, et nad jumala pärast ei solvuks, eks ole. Ma ju ütlesin, et neeger USA, see on afroameeriklane USA-s on sama staatuses nagu keegi Sibul, eks ole, Eesti Vabariigis. Lembit Sibul Eesti Vabariigis. Ja vabadus Sibulale ja paari põlvkonna pärast ongi niimoodi, et need on kõige hinnalisemad ühiskonna liikmed, kelle kohta mitte mingil juhul ei taha midagi halba öelda, ei saa neid viltu vaadata ja nii nagu USA-s, eks ole, sai afroameeriklane presidendiks, ka meil järgmine president ongi vene nimega. Nii et see on sama nagu neeger presidendiks. Amigos meus, me oleme näinud siin, kuidas vabandati neegrite ees Ameerika maal ja võib-olla mujalgi, kuidas pesti ja suudeldi nende jalgu, sisendades neile ja nende kogukonnale mida? Ma ei tea, mina ühegi neegri ees vabandama ei hakka, sest ei mina ega paljud põlvkonnad minu esivanemaid ei ole ühelegi neegrile mitte midagi paha teinud. Meil Eestis pole kunagi olnud puuvilja istandusi ega orjapidamist ega mitte midagist. 300 aastat tagasi esimene neegri, keda siin nähti, see oli Abram Petrovitš Hannibal, tähendab selle Peeter esimese üks kaasvõitlejaid, kes oli muuseas ka Tallinna sõjaline komandant, eks ole, ja ta oli väga andekas fortifikatsiooni insener, ehitas ümber Tallinna kindlustused vastavalt kõige uuematele reeglitele. Ta oli küll etiooplane, aga mustanahaline. Ja Mooramaa mees, täielik. No see mustpeade maja, see on ka niisugune. Ja mis on nende sümboolika, ta on absoluutselt afroameerikalike näojoontega, ma ei tea, sellest võib rääkida. Täitsa huvitav, aga ükski eestlane ei peaks ühegi afroameeriklase käest vabandust paluma. Ei ole me kunagi nendele mitte miski paha teinud. Millal sa viimati kuulsid, et avalikult lauldi eestlane olen ja eestlaseks jään? No Kajal. Otsapidi tõepoolest. Ja, sest siis oli põhjust. Siis oli põhjust, aga tänapäeval see on depressiivne meie kurja saatuse tõdemine. Eestlane olen ja jäängi, ongi nii vä. No vaata, kui see ikka usutunnistusega niimoodi piltlikult öeldes kokku ei lange, siis ühel hetkel võib juhtuda, et see on, ma ei tea, mis kuradi jutupunkt veel. Kui see on küll, aga enamast nuuri inimesi arvavad, et nemad tahavad olla eestlased, aga elada Hispaanias või Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal. Aga kus iganes? Amigos meus, AI-st, mida küsivad noored inimesed kõige sagemini, mitte seda, millal abielluda või millal maja ehitada. Ei, kas ma peaksin sinna minema? Kusjuures nad ei tea kuhu, nad ei tea miks, aga päästke end, kes saab, SOS. Kas see on mingisugune tunnetus, et laev ju upub ja sõimake pealegi rotiks, aga mina tõmban siit uttu. Aga kui laev upub, siis tuleks seal mingid lekkekohad ära parandada, eks ole, et korralikult tööd teha, purjed üles tõmmata, kapten välja vahetada ja sellest laevast saab veel asja. Ja, sa räägid seda reaalajas, aga tavaliselt tulevad need targad välja, siis kui laev on uppunud, siis hakkavad tulema eksperdid. Oleks tulnud juba ammu, mina olen kogu aeg rääkinud, aga pidu on põrsses. Tead sa, kui laev hakkab uppuma, mida teevad inimesed, nad ilma pikemalt mõtlemata
hüppavad jääkülma vette ilma päästevestita. Jah, vaata see inimese eluinstinkt. Muide, kui ma vaatasin kaadreid kaksiktornide põlemisest, seal tegelased hüppasid aknast välja, aga arvestades kuumust, kui kaua see inimene vastu peab, kui ikka käekarvad või juuksed hakkavad, siis nad tõenäoliselt teadlikult valivad teise vaba surma vormi. Sel hetkel inimene küll ei mõtle selle peale, millised on füsioloogilised reageeringud kuumuskahjustusele, millal tekib kuumašokk, eks ole, ja millise mehhanismiga saabub teadvuse kadu ja nii edasi. Nad ei mõtle selle peale. Aga see on lihtsalt ürgne reaktsioon jällegi selle aju tasemel, et kui on oht, siis tuleb tšunk liikuda. Puu otsa üle aia, maa alla, aknast välja, liikuda. Külma ette, ilma päästerõngata. Ja praegu, sel juhul ei aita see kuradi haridussüsteem ka, sellepärast, et haridussüsteem peaks muutuma dressuurisüsteemiks. Nii nagu nõukogude filmides oli, nieder auf. Jah, ka meie haridussüsteem paljuski on ikkagi mingisugune päästerõngas töötud, et vähem töötuid oleks. Et me ei paneks neid kirja töötutena, et nad ei tuleks küsima mingeid toetusi, et nad istuksid nagu nael koolipingi küljes kinni 12 aastat. Ja enamgi veel, jah. Kuigi ma ütleks, et enamusele nendest ei ole vaja nii palju kooliharidust, et ta oskab labidat hoida, siis võikski seda kasutada. Seda ütles Hitler ka, et ei pea kõik õppima lugema. Aga ega ei peagi, sest düsgraafia, düsleksia, need kõik on ju väga levinud juba. Ja selle küll, aga meie tänapäeval kõrgharidusega inimesed vaata, kuidas nad kirjutavad, sellega tunne, nagu nad oleksidki 4. klassist välja visatud. Selles suhtes ma olen nõus. Tead, ma püha vihaga võtsin ette ja lugesin mõningaid doktoritöid. Need doktoritööd muidugi karjuvad doktori järele, et võiks tulla ikka mõni meditsiinilise haridusega. Jah, mis parata, meil on ülikooli liiga palju, kõrgharidusega spetsialiste on liiga palju, meil pole mitte midagi nendega peale hakata. Ja selleks, et nad ei ripuks töötukassa nisa küljes, luuaksegi nendele mingisuguseid töökohti, mingid nõunikud, nõuandjad, midagi korraldajad. Jah. Raha läheb sinnagi, aga või siis, aga ta on uhke, ta teeb tööd. Ta on uhke ka veel. Ja uhke ka veel, jah. Aga nii ongi, uhkeled ka, jah. Ja, aga kui ta on eestlane, eestlane olla on uhke ja hää. Kurat, aga mis laulu peab laulma? Üks korralik Eesti kodanik, kes maksab maksusid Eesti riigile ja müüb turu peal sibulaid, mis ta peik seadas kasvatas. Millist hümni tema, mis laulu ta peab laulma? Ta on Eesti kodanik. Kui ta nüüd turul veel tsepuljasid ka, siis oleks loogiline, et Allan Sarril oli Nad ei nimeta kunagi tsepuljaks, see on ukraina keelne sõna. No jah. See on patrioodid. Sibuli prodaju. No jah, aga Allan Sarril oli üks laul, mis mööndusega võiks siia mahtuda. Samas see on isegi rohelise kalduvusega, see on see raha ei ole. No sellepärast nüüdki turul sibulaid ka, et raha ei ole, kuigi ole doktor. Jaa, see on küll, aga nemad seal peib selles, et nemad on tublid inimene, et nemad tublid inimesed, nad teevad tööd. Nad teevad tööd, teevad raha, hoiavad perel mitte ainult hinge sees. Nad tegelikult elavad sellist keskmise inimese elu. Viljelevad oma elulaadi. Ja seda küll, aga nendel on omad majakesed, seal autod, värgid, eks ole, lapsed lähevad kooli, lähevad kõrgkooli ja ma vaatan nii mõnegi maja õuel basseinik on püsti pandud ja korralikult traktorid, asjad ja värgid ja saavad omavahel läbi ja käib traktoriga naabri asju ajama. Mõnegi ja Kohtla-Nõmme näiteks viisakui siukste kohad, et seal ongi pool inimesi on puhtad eestlased, pool on kohalikud venelased. Nad räägivadki sellist segakeelt oma vahel ja mitte keegi ei sõima mitte kedagi. Saavad väga ilusti hakkama. No ja muidugi ei ma olen nõus.
see kõik on hea. ma ju tean seda meie suvekodu, seal me suhtleme nendega, noh. Ega nemad muidugi riiki pöörama ei hakka, nemad võib-olla lähevad, kogunevad kirikusse ja... Kuule, nemad põgenesid Venemaalt 300 aastat tagasi, nad ei hakanud juba siis Vene võimu pöörama Ivan Groznõi ajal, nad tulid siia. Ja ei hakanud siin ka kedagi ega midagi pöörama, nad on riigitruud olnud alati. Kas võimu või riigi? Nende jaoks oli see üks sama riik või riigivõim, sest oli see esimene Eesti Vabariik, nad olid riigi ja võimutruud, oli see Nõukogude okupatsioon, mille läbi nad kannatasid muuseas kõige rohkem, sest nemad olid head järjel ja viidi Siberisse massiliselt. Siis tuli Saksa võim, nendel vana memmekestel, kes veel mäletavad, kes olid lapsed sel ajal. Oi, kuidas nemad mäletavad, tead, pisar silmad nurgast ilgu, kui hää oli sakslastel. Siis tuli jälle Nõukogude võim, nad said sellega hakkama. Siis sai Eesti Vabariik, nad said hakkama. Nad on alati hakkama saanud. Nad pole kunagi mingit võimu sõimunud ega midagi, nad on suhtunud hea tahtlikult. Et jah, et teie seal Riigikogus ja mingid ministrid, teie töötage, tehke oma tööd, meie teeme meie tööd. Ja, siiamaani. Ja. Aga muidugi see, et Saksa võim neile meeldis, see tähendab, neile meeldis toimiv riigikord. Tead, seal oli palju tegureid, sest 40 tulid venelased, hakkasid, kommunistid, hakkasid korraldama puhastust, eks ole, kõik, kellel vähegi korralik majapidamine ja jalad all ja jumal haitku, kui traktor oli olemas, kõik terve perega Siberisse, eks ole. Tulid sakslased ei jõudnud mingeid repressioone korraldada ega kedagi ümber asustada, kuigi väidetavalt plaanid olid, eks ole, et siit kohalik elanikkond minema ja mingit riigi sakslane tasemele ja nii edasi. Aga nad ei jõudnud siin ühtegi sigadust korraldada. Siis tuli Nõukogude vaim tagasi ja Nõukogude vaim vaatas, oi, meil jäid mõned sigadused pooleli ja tehti lõpuni ära. Ja teist korda Siberisse ja siis 49. kolmandat korda. Ja kordamine olla tarkuse ema, kui niimoodi võikalt öelda, aga noh... Ei saanud targaks keegi, ei võim ega represseeritud. Eks siin muidugi neid paradokse ajaloost ole võtta palju, et Stalin kupatas Siberisse, tegi, võiks öelda, et suure hulga sigadusi ja teda armastatakse. Sest ilmselt see võimu varastamisomadus lekib läbi igal juhul ja vaat seda ei sallita. Vaata, võim on seadusest kõrgemal, sest võim kirjutab seadust. Ja sellepärast peab võim ennast ka kõrgemal moraalist, eetikast ja kõigest inimlikust. Sellepärast, et võim on võim, tema võib jõhkralt seadust ekkuda. Kui teile meeldi, siis me kirjutame teile uue seaduse. Kas te tahate seda? Uus saab olema veidi jõhkrem. Oi, mamma mia, siit... Ja me oleme rääkinud praegu niisugusi asju, et jumala eest veel mõnekümne aasta eest oleks meile usaldatud kolla kaevandamine kauni kodumaa kaugemates regioonides. Õnneks jah, see ei ole enam meie kodumaa. Aga praegu, kui vaadata võim ja usk. Võim ja usk, ilma usuta ei ole võimu. Ei ole sellepärast, et vaata, isegi lambukene, kes on väike nõrgukene, kui neid on 1000 tükki, eks ole, siis nad tallavad selle karjase mutta, nii et temast jääb sittagi järele, eks ole. Aga nad usuvad ja kummardavad, ütlevad ja lähevad temaga lõpuni kuni lihakombinaati välja. See on meie praegune seis ka enam vähem, et kas siis nüüd usutakse ja usaldatakse valitsust ja ministreid või usutakse millegi pärast, et neil on niskesed repressiivvahendid varuks, et... Tead, mäng on keerulisem ja peenem. Et selleks, et sa usaldaksid valitsust, siis teeme niimoodi, et mõnikord, kui juba on näha, et see usaldus on nõrm peenike, aga siis leiame patu hoida, korraldame talle umbusalduse, riputame tema kätte kõik, tema kaela kõik patud ja ajame ta kõrve, nii nagu kunagi Mooses ajal tehti.
ja korras rahval on jälle keda uskuda. Lugesin mina, et kui saaks nüüd ilma, mis see oli, Reformi ja Keskerakonnata viisikvõimu. Mamma mia, see mingisugune kohalik omavalitsus võis Pärnu olla, Narvada vist ei olnud, Narvas toimus ka muidugi. see on Narva tsirkus. See, millest me maksame kogu see Narva tsirkus, mis praegu toimub, see on ju ühe inimese show nii-öelda, et seal on, vaata mis neid oli, ühtesid oli 15, teisi 14 või 16 ja igal juhul nii kui üks keegi mees muudab, eks ole, tšahh, kohe on koalitsiooni jälle teistpidi. See on ääretult lõbus vaadata, jah? Tead, ääretult lõbus oleks nii, kui see üks, see kaalukeel või pendel või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Pendel on vene keeles hoopis teise tähendusega sõna. No jah. Aga ma siin mõtlen seda, et no vaata, aitab sellest, kui see üks õhtul võtab napsid ja ära pöörab ja hommikul tuleb ja ütleb, nüüd mina otsustasin kohe käkuga endlasse hääletus ja jälle võim pöörab, jälle pöörab. Aga nüüd aga ütle ka keskmine Narva elanik, eks ole, kes seal teeb mingisugust tööd, ma ei tea, veel autoplekseb, eks ole. Mis on tema vahet sellest, kes on seal Raik või Toots või Raik või Toots? Aga mille poolest nad võiksid erineda? Lõppude lõpuks mäng käib ju sellepärast, kes hakkab koha pealt kanaliseerima rahavoogusid kuhugi ja kellele on mõtet saata. Tead, ei ole sellepärast, et rahavood on ära kanaliseeritud, need on ära kanaliseeritud vastava seadusega. See sama autoluksepp, kes maksab maksusid riigile, sealt kõik maksab riigile. Riik saadab tagasi 12% kohalikule omavalitsusele ehk Narvale ja ongi kõik. Nii et 88% teevad maksudest teevad riigile, 12% tuleb Narva. Kõik sõltumata sellest, kes on Narva linnale. Ja see kuradi riik ütleb, et tal on vähe. Ja see kuradi riik ütleb, et nüüd teeme valimisel, eks ole, valimiseks kellegi teise, pole mitte mingit vahet. Letlane ütles Leedu turul, et no comment. Mis tähendab, et eesti keeles tõlge on, ma olen tumm. Tead, lätlane ta on üldse aeglase võitu inimene, praegu jääb absoluutselt trendidest maha. Eilane või üleeile, millal see oli mõni päev tagasi, oli uudis, et nemad tõmbavad maha need teeviidad, mis viitavad Venemaale või Valgevenele, mida iganes. Ma hakkasin mõtlema, kuule, meil on see asi ammu juba ära korraldatud, ei mingit Leningradi maanteedega. Kas on üldse, ma ei tea, võib-olla kuskil seal, ma ei tea, Lõuna-Eestis on mõni silt, kus on mõni Vene geograafiline punkt, ei ole. Aga kujutan endale ette, et sa hakkad, tahad vabasse loodusse, tahad seigelda, lähed sinna, mingit teeviita ei ole. Ja korraga on stoigad, kuda popirustja. Ja muidugi, siis on see piiritulp, eks ole, triibuline poist, eks ole, ega sinna ei tohi ka kirjutada, et see on Venemaa. Ja kui sa mingi nurga lähed mööda, siis on korraga ta-ta-ta-ta-ta. Kooliõpikud, kõik välja vahetada kaardid, mida koolis kasutatakse, eks ole, sealt see Venemaa, Valgevene, peab olema absoluutselt sile, valge, tühi maa, ei ühtegi nimetust. Sest lätlased ütlesid, meil ei ole vaja Venemaa nimetusi. Ei olegi vaja. Kuule, siis Põhja-Korea ka maha tõmmata. Ei, neid on vaja. Põhja-Korea peal, ei ole. Kindlasti kellelgi on. Selle inimese nime tõmbame ka maha. Ja siis pole kellelgi vaja. Sa võid ju joonistada kaardi peale hiigelsuure tühja koha. Aga... Tead sa mis, lähme veel edasi, mul oli ammu juba väga suurepärane idee, eks ole, ma olen selle välja käinud, aga millegi pärast keegi ei ole ära teinud. Eesti gloobus. Väike siuke tennisepalli suurde värk, eks ole, kus ongi selle gloobuse peal ainult Eesti, Saaremaa, Muhumaa ja mingid ruhnud veel. Ja kõik, mitte midagi muud. Ja.
sest see, kas... Mul on täitsa kahju kohe, et sa ei kandideeri sel aastal. Ma oleks kandideerinud selle gloobusega, jah. Victoria Globus. Olla või mitte olla. Ja ma toetaks parema küünarnuki vasakule põlvele ja ma näeks suurepärane välja. Ja see on see... Aga lätlased, sa ütled, lätlased on maha jäänud. Lätlased ei ole maha jäänud. Lätlased keelasid raadiost 8 Raimond Paulsi loo esitamise, sest need lood pidid meeldima venelastele Venemaal. Ja teksti autor oli ka keegi venelane. Kuule, ei, Margus, paneks selle Pandora laeka praegu kinni, sellepärast, et niimoodi võib meid sinuga kah ära keelata, sest me oleme sinuga tehtud Nõukogude ajal ja Nõukogude Liidus. Kuule, temaga lätlane keelaku ära, kui tahab. Aga no jah, nii et meil peaks olema siis Made in USSR. Jah, et muidugi kollast tähte nagu ei ole kõlbulikana riietele õmmeda, aga siis peaks õmblema Sirbi ja Vasara piisaku peale. See on natuke liiast, aga samas veenem. Või sibul. Sibul, jah. Ei sobi. Sibul, see on iga määratluse järgi, see on inimene, kes on Eesti ajal 300 aastat siin. Kes määratlus? Ei sobi, Vatnikuu poleks siis Vatnik või ma ei tea. Võtnik, no. Matrioška. See on Jaapani päritud. See pole väika. See on ka mingi uiguuri päritud. Aga jah, tegelikult see Vatnik. Aga sa proovi, kui sul on -55 ilma selleta õue minna. Ma olin Nõukogude armees 79. aastal ja aastavahetusel kukkus seal õhutemperatuur. Isegi Eestis oli olnud kuskil pealt 40. Ja ei, asi ei ole isegi mitte 40, aga minu vanaisa jättis mulle päranduseks väga korralikult kirsasaapad, eks ole, ja vatniku, sellepärast, et talvel, ta oli metsamees, eks ole, töötas metsas, vatnikuga oli seal hää käia, hää ja soe, ihuri soe. Jah, ta on küllaltki hea painduvusega ja... Et igaks juhuks ma õiendan kohe ära, et minu vanaisa oli vabadus mitte kangelane kui osaleja. Ja ikka Eesti korra peal, jah. Metsatöödel oli ta Siberis. Ei, siin oli siin, jah. Temal õnnestus, kõik ei viidud siiski ära, jah. Aga vaata, kuidas praegu see meie massimeedia propaganda toodab meile, ma ei tea mida, kurat. Mõtlevad välja, võib-olla see on doktoritöö teema, kuidas muuta termini vatnik olemust vastavalt või siis ütleme sibula kuju. Sibula klops. Meie meedia ongi sibula klops. Sibula klops. Tead, see kõik on ju nagu omal ajal oli, et see, kes täna mängib tenorsaksofooni. Ja, homme müüb koduma. Ja selle küll, aga meie meedia ta tegelikult kaupleb kiirtoiduga. Müüb meile seda, mida ei pea mitte küpsetama, vaid kui kohe alla veerata, on kiiresti seeditab, tuleb kiiresti välja ka. Nii et kiirtoituded meile toodavad, jah. Siin on muidugi üks väga lihtne asi. Koostame nimekirja neist, kes toetavalt reageerisid mingisuguse sibula artikli peale ja me saame need, kelle peale eriti kindel olla ei või. Kõigepealt 90% olid neid, kes mitte teadlikult ei toetanud ega ei halvustanud, vaid need on inimesed, kellel on refleks sõimata kõike, mis on internetis nähtud. See on muidugi tubli refleks, sellepärast, et selle puhul tuleb nentida, et neil võib olla sageli õigus.
Ja seda küll, aga tähendab isegi need, kes ütleme, kes olid õige poole pealt, mis on õige poolt, minagi ja ka nendel oli totaalne terminoloogiline segadus. Nemad ei osanud vahet teha, kes on sibul, kes on vatnik, kes on tibla, kes on kes. Mina ei hakka teile praegu siin mingid kursusi korraldama. Ei, no, sa oled ka rappa nende kursustega. Kuule, lähen küll, seda ei nii, no näiteks seematele minu kohta on öeldud, et kasi oma Venemaale tagasi. Mul ei ole Venemaaga vähimatki pistmist. Isi vanemad tulid siia 1918 küll, eks ole, aga nemad tulid loode armee koosseisus ja kui nad olid ohvitserid, minu vanaisa, minu vanaema 2 venda ja nii edasi, siis nad võeti üle Eesti sõjaväkke, eks ole, kaitseväkke, nemad kaitsesid Eesti vabadust. Samas me peame ju, ajalugu on ka dünaamiliselt muutuv teadus, millega tuleb leida sinu nõrgad kohad, mida saab ajaloos Aga ma ei tea, kas mul on nõrk koht või on see minu tuue koht, et ma olen venelane, eks ole. Aga mul ei ole mitte vähimatki pistmist ei kommunistide, ei Nõukogude Liidu ega mitte millegi sarnasega. Jah, ma olen venelane, aga ma olen oma esivanemate kaudu pärit tollest Venemaast, mis oli enne aastat 1917. Ole, me oleme väga raskuskes, sest see dünaamiliselt muutuv teadus on dünaamiliselt muutunud ka juba meie esitusega täna ja siin. Teaduseks, aga millega tegelevad teadlased, lõviosa teadlasi, nad üritavad teha mingid oma dissertatsiooni, eks ole, või tegelevad millegagi, aga diplomeeritud insenerid, tehnikageeniused, IT-geeniused mõtlevad välja arvutimängud. Tehnikageeniused mõtlevad välja Kinder Surprise'i muna, kus on detailidest kokku pandud mänguasi. Väga nutikalt kokku pandud, mingid suured insenerid või rood on selle kallal vaeva näinud. Teadlaseks tasub võtta. Ja ääretult tehnoloogilist alkohoolset jooki. Nanotehnoloogia käsitöö džinni. No ega jalgu küll viitsi lahti võtta selle pärast. Vanasti Bordeaux veidi tallati, eks ole, jalgadega. Ma arvan, et me peame hakkama nüüd. No ei ole midagi parata, aga me lepime kokku ainult selleks tulebki ükskord lõpetada, et teinekord jälle alustada. Et kui me täna ei lõpeta, me ei saa nädala pärast alustada. Seda küll, ma loodan, et nädala pärast me alustame jälle, sest eks see... Sest ega maailm selle ajaga ei muutu ju. Maailm võib selle ajaga palju muutuda. Ei, tead, ma olen optimist. Selle ajaga ta hukka veel ei lähe. Kihlama vedama sinuga ei hakka, see on ebamoraalne. Aga... olge tänatud kõik, kes te vaatasite, kuulasite, jälgisite ja muidugi mul on sügav isiklik rõõm, et eilse saate kohta tuli mitu asjalikku, see oli minu soolosaade, mitu asjalikku kommentaari. See tähendab, et inimesed on suutnud jälgida toimuvat ja sellest ka aru saada. Olge tänatud kõik toetajad ja meie püha sõda läheb edasi. Ja olge palun terved.